Tere, mina siis Urvo Männamaa, värske EAL 4x4 jalakomitee liige ja olen ka aktiivne võistleja. Olen osalenud enda offroad karjääri jooksul siis nii TR1, Vaba, TR3, ET1 ja ET2 klassis. Ma arvan, et ma olen üsna hea inimene andma ülevaadet, mis tegelikult metsas toimub ja millised on rajad, millised on autod ja mida võiks karta, mida mitte. Samuti 2015. hooajal me saatsin TR1 klassisse esimese koha aastaarvestuses. Sellest tulenevalt ma võin ka üsna kindlalt väita, millised on TR1 rajad ja millised on siis ka järgnevatel aastatel nii TR1 või vabaklassi rajad. Ja võtsin nüüd selle ülesande endale, et tutvustada siis turistidele ja ka nii-öelda teistele offroadi huvilistele, kes sooviksid tulla võistlustele, et mis siis need võistlused endast kujutavad. Tahtsin natukene rääkida, kust informatsiooni saab EAL-i kodulehel ja tahtsin ka anda 2016. aasta võistluse kalendrist ülevaate. Ja siis ma olemegi nüüd EAL-iga sellise videoklipi ette valmistanud teile siin, et tutvustada siis erinevaid autosid, tehnilisi reegleid ja võib-olla lükata üle ümber mõned müüdid. Ja loodan, et see pakub teile siis põnevat vaatamist. Offroadi huvilistele ka veel tutvustada, mis tähendab üldse turistiklass, mis tähendab TR1 klass, mis tähendab vabaklass, mis tähendab Vaba pluss, mis tähendab TR3. Et meil on kõik näited olemas, räägime läbi ja näitame teile ja loodame, et siis pärast seda on pilt vähe selgem ja saame järgmisel hooajal siis näha rohkem võistlejaid. Oleme siin rivi peale täna pannud sellise huvitava valiku autosid ja ma võib-olla alustaksin sellest, et meie esimene auto siin rivi peal on üks Land Rover Defender, täiesti standard seisundis, ei ole vintsi, pole difrilukke, on täiesti tavalised lamellrehvid, väike vedrutõste ning ta rivis sellepärast, et see on nii-öelda ideaalne selline algaja offroaderi auto, millega siis näiteks alustada turistiklassis sõitmist. Et rajad peaks olema meil sellised jõukohased ja oskuslikult sõites pole ka vintsväratavasti vaja. Siin rivi peal on meil siis ka 2 turistiklassi autot, aga selle rivi peale nad on paigutatud rohkem kui vabaklassi eksemplaridena siia. Selle tõttu, et mõlemad autod on täpselt vastavalt vabaklassi reeglitele. Miks nad ei saa TR1 klassi minna, on erinevad põhjused. Cherokee puhul jällegi väga populaarne auto Eestis. Siin on nüüd tehtud seda, et esistange ei vasta originaalmõõtudele, et tõusunurk on parandatud. Lisaks on siin rattakoopat tehtud suuremaks ning rehvi mõõt on 33 tolli, et selle tõttu ta juba ei mahu TR1 klassi mõõtudesse. Väga populaarne auto jälle Toyota Land Cruiser 70, ideaalne auto, millega sõita nii TR1 kui vabaklassi. Sellega on väga palju võistlusi võidetud läbi aegade. Mis seda autot siis eristab jällegi, mille pärast TR1 ei sobi, on see, et on paigaldatud mehaaniline vints ning rehvideks on 33 tolli pogerid, mis oma kõrguse kui laiuse poolest ei lähe siis TR1 klassi mõõtudesse. Auto on järjekordselt sellel eelneval hooajal sõitnud turistiklassi, kuid perfektne näide autost, millega võiks väga edukalt esineda vabaklassis. Kuna teadupärast TR1 ja vabaklassi rajad on samad, siis on kindlasti vabaklassi autodel lihtsam siis võrreldes TR1 klassi autodega, kuna seal on vähem modifikatsioone lubatud. Järgmise näitena on siis pikalt vaieldud Vaba pluss klassi auto, mis siis eristab vabaklassi ja Vaba pluss klassi autot on see, et on lubatud, kui on tegemist sirgesillaga, ehk siis mitte reduktorsillaga, siis on lubatud kuni 37 tolli rehv, reduktorsillaga on siis lubatud kuni 33 tolli rehvi läbimõõt. Ja konkreetne auto on siis esinenud sellel aastal päris mitmel Vaba pluss klassi
sõidul ja vaba plussklassiga on selline lugu, et reeglina nad sõidavad TR3 radades, kuna TR1 rajad arvatavasti nendel autodel juba ajada natukene liiga lihtsaks, et siin on juba ei ole piiranguid vintside paigaldamisel ette ega taha, ei ole piiranguid mootori vahetuse sillad, kõik on saab komponeerida ideaalse koosluse enda jaoks erinevad süppidest kokku. Vanakooli, aga samas nagu pesuehtne näide TR3 klassi autost, kus peamine piirang on rehvi mõõt, milleks on 1 meeter ja üldiselt piiranguid väga ei olegi. Tuleb järgida ohutuspiiranguid ja kaalupiirang on, miinimumkaal on 900 kilo, enam 1200 ja maksimumkaal on 3500 kilo. Et rohkem nagu väga piiranguid ei ole, aga loomulikult kõikide reeglitega täpsemalt saab tutvuda siis juba eelpool mainitud EAL-i 4x4 lehel. Seal siis on kõikide võistlusklasside tehnilised reeglid kirjas. Ma keskenduksin oma ülevaates peamiselt siis TR1 ja vabaklassi reeglitele, kuna arvatavasti see on see koht, kus kõige rohkem huvilisi on ning päris palju ka segadust, eriti algajatele huvilistele. Minu selja taga on Jeppse Roquet, mis on küll sõitnud eelmel aastal turisti, kuid võib autot kategoriseerida kui TR1 autot. Küll väikeste mööndustega, et see on mõnedest aastatega ümber teha, aga üldiselt on TR1 klassi ostajatel auto. TR1 klassi autodel siis on oluline, et oleks ainult 1 vints, peab olema esisillast eespool ning peab olema käitud elektrimootoriga, ehk siis elektrivints. See on selle tõttu, et hoida klassi sisenemise kulud madalana. Elektrivintsi tänapäeval uue vints saad juba 500 kuni 800 euroga on võimalik saada juba täiesti korralik elektrivints. Samuti siis erinevad tanged, need peaksid küll võib nagu muuta, selles mõttes seda võib teha tugevamaks, seda võib teha teistmoodi ja ise teha, aga ta peab järgima ikkagi originaalauto siis stange kuju. Et ei tohi tekkida seda, et sa saad eelise selle tõttu, et sa teed nagu stanget lähemale või midagi sellist. Samamoodi kõik radiaator, kõik originaal, et teha see lahendus. Loomulikult võib paigaldada sildadesse stifri lukke, lisatulesid paigaldada, vahetada ka vedrusid ja amorte, aga ei tohi siis muuta vedrude ja amortide olemust. Ehk siis, kui sul on lehtvedrudega auto, siis ei tohi sinna spiraalvedrusid panna ning amordi kinnitusi ei tohi muuta, amortide arvu ei tohi muuta ja nii edasi, et selles kõik peab ikkagi kinnitused peavad säilima originaalid, et ei tohi nagu muuta, aga konkreetselt amorti kui sellist võidi muuta, et paremat ja pehmemat või käigemat panna. Loomulikult snorkli paigaldamine lubatud. TR1 on see, et reeglina korraldajad teevad ikka rada sellised, kus üle 1 meetri kõrgust vett ei ole. Ehk siis snorkli paigaldamine on soovituslik, aga teoreetiliselt ei ole seda vaja, et lihtsalt peab ettevaatlikum olema, et mõnikord väga sügavasse auku sattud, et siis lihtsalt vettmootorit ei satuks. Aga see ei ole kohustuslik või kõige olulisem asi, kuna rajad on tehtud ikkagi selliselt, et seda on võimalik läbida vähese autoga. Vee oluline asi on see, et TR1 klassi autodel ja kõikidel tegelikult võistlusklassi autodel, samuti ka turistidel on oluline, et oleks bukseerimisasad, et peavad kindlasti olema ees kui taga ja võistlusautodel peab olema see märgistatud erksa värviga, punase värviga. Antud juhul on siin, põhimõtteliselt sobib ka originaalauto lihtsalt kärukonks, aga see peab olema märgistatud punaselt, aga see on väga lihtne lihtsalt. Teed endale punase spreiga selle punaseks ja ongi ilusti märgitud. See on see oluline selle jaoks, et kui rajale satutakse, et siis ette kinni ja keegi teine tuleb sind abistama, siis ta lihtsalt teab, kus on see kindel koht, kus sind aidata, et pärast tolle koha pealt ei tõmba, et midagi küljest ära ei tõmba. Et selline väga oluline abi või ohutusmeede. Siin on nüüd tegemist vabaklassi autoga, vabaklassi reeglitele vastava autoga siis. Peamine erinevus selle TR1-ga on see, et meil on siin mehaaniline vints paigaldatud, et TR1 klassi autodele ei või mehaanilist vintsi paigaldada. Lisaks on siin ka rehvi mõõt natuke suurem lubatud, et siin on kuni 33 tolli ja laius ei ole piiratud, ehk siis võid panna siis ka kas või 33-14 pool pogeri näiteks olla, mis on siis päris hea lai auto, et raskematel autodel kindlasti väga mõistlik valik. Üldises joones on ta ikkagi
endiselt selline standardne auto. Reeglites on küll lubatud, et võid vahetada mootorit ja võid vahetada ka sildasid, et kui tahad tugevamat vastu panna. Aga kuna need rajad nii-öelda ei ole nagu ütlesin nii rasked, siis tegelikult kannatab täiesti nii-öelda modifitseeritud standardautoga, mis on siis vabaliks auto, sõita väga edukalt. Et samamoodi stangesid võib siis muuta, et siin on juba nagu näha, tõusunurgad on nagu palju paremaks kui originaalis, et originaalis Toyota stange on kuskil sellega ja vedrustust võib muuta vastavalt nende soovile, et kõrgemaks keretõstet võib teha, kui keegi soovib, mida ma ei soovita küll kellegile. Ja nagu ma eelnevalt mainisin, differlukkude paigaldamine, kõik see on okei. Miks siis põhjusel, miks see auto on siin, on see, et tegelikult on eelmisel aastal sõitnud turistiklassis, on ka üks nendest meestest, sõidavad pigem ikkagi nii-öelda kiiresti, sõidavad selleks, et võtta võimalikult palju punkte ja võib-olla sellest, et olla esimesena metsast väljas. Et täpselt sellist tüüpi nagu turistklassi või seiklusklassi sõitjate jaoks ongi see vabaklass nagu järgmisel hooajal mõeldud, et saate sõita rahulikult tulemuse peale, samas on nagu rada ka nagu põnevam, paremini ette valmistatud, rohkem aega kulutatud ja nii edasi, et panevamaid elemente rajale leitud.